Tere, mina olen Maris, jooksja, jooksutreener ja jooksurakenduse kulglooja. Tere, mina olen Roman Fosti, maratonimees ja maratonerite treener. Ja me oleme tulnud siia täna selleks, et rääkida sellest, kuidas paljud harrastusjooksjad, eriti need, kes alustavad, kipuvad liiga kõvasti trenni tegema. Jah, eks ta nii ole, et soovitakse ju paremaid tulemusi ja siis arvatakse, et mida rohkem ma jooksen, seda paremaid tulemusi ma saavutan. Aga tegelikult on ikkagi tähtis, et sa jälgid pulssi, enesetunnet, taastud korralikult. Nii et paslik on ikkagi ju jälgida jooksukellast, millises pulsitsoonis ma jooksen. Kas ma olen ikkagi aeroobses tsoonis või ma olen juba segarežiimis, mida paljud harrastajad ikkagi enamus ajas seal on. Nii et on olemas selline kuldne reegel, 80-20 reegel, ehk siis 80% oma ajast ma peaksin olema aeroobses tsoonis nädala mõistes. Kui mitte nädala mõistes, vähemalt kuu mõistes küll. Nii et kui ma jooksen 50 kilomeetrit nädalas, siis 10 kilomeetrit sellest ma võin olla aeroobsest tsoonist väljas, ehk siis oranžis või punases värvuses oma kella mõistes. Minu kogemus on ka selline, et paljud jooksjad justkui mõtlevad, et kui ma juba jooksma lähen, siis see treening peab tunduma ikkagi, et ma tunnen seda, et on natukene raske. Aga teine võimalus on ka mõelda enesetundele. Võib-olla üks võimalus, mida võib aluseks võtta, on kui 10 palli skaalal 1 on selline rahulik kõndimine, siis 10 on juba kiire jooks maksimaalse tempoga, siis rahulik jooks võiks jääda kuskil sinna 3-4 vahele. Aga kuidas siis pulssi alla saada? Pulssi saab alla niimoodi, kui sa narrid pulsiga. Ehk siis narrimine tähendab seda, et ma vahepeal kõnnin ja piisab 2 minutist kõndimisest, et pulss langeks juba sul tsoon 2, tsoon 3 vähemalt. Nii et sa jooksed nii kaua, kui sa näed, et sul pulss läheb tsoon 4, seejärel hakkad kõndima, kõnnid 2 minutit. 2 minutist piisab ja pulss langeks, uuesti hakkad jooksma. Jooksed nii kaua. Sul hakkab ajas see jooksu osa tõusma. Roman, sa mainisid, et sa kasutad väga palju 20-80% reeglit. Et kuidas sa üldiselt näed, et kuidas oleks koormust kõige õigem planeerida üldsegi? Koormus planeerida esiteks peaks vaatama oma elutempot, eks. Millega ma tegelen, kui palju mul on seda vaba aega, kas mul on pereelu ka juures, kui palju mul see tööaeg võtab, sellest lähtuvalt alustada. Muidugi peaks vaatama, kui palju mul eelnevalt on olnud selliseid vigastusi ka, et kas ma tohin ainult jooksmisele keskenduda või ma peaks tegema ka teisi spordialasid sinna juurde, kas näiteks ujumine või jalgratas, eks, et sellest hakkama lähtuma. Ja võib-olla tasub ka mainida natukene, et mis asi üldse koormus on, et kuidas see koormus tuleb, et koormus võib olla siis treeningmaht, eks ju, mis võib olla jooksudistants või jooksuaeg, eks ju, samas ka intensiivsus ja sagedus. Ja need 3 komponenti omavahel mängivad väga kõvasti, et neid tuleb paralleelselt liigutada nii-öelda. Ja järk-järgult nädalast nädalasse siis seda koormust tõsta. Jah, see on üks sagedamaid küsimusi, et kui palju nädalas ma peaks siis treenima. Mul on selline lihtne reegel öelda. Nii nagu koolis on hinded, 5 on väga hea, 4 on hea, 3 on rahuldav. Et kui sa 3 teed, siis sa vähemalt arened. 4 on juba hea, nii et treeningu pikkus peaks olema minimaalselt 40 minutit, selleks, et üldse aeroobne võimekus saaks areneda. Aga jah, eks siin võib-olla päris alustavatel jooksjatel tuleks lisada rohkem sisse siis jookskõndi ja sellist muud aeroobset treeningut ka. Ja ka tegelikult kogenumatel harrastajatel peaks arvestama koormus alla ka muu treeningu, eks ju. Jõutreening, kõndimine, ratas. Läheb ka sinna väga alla. Ja kuldreegel on see, et 5-10% võid sa nädalas tõsta koormust. Et kui ma tegin 50 kilomeetrit see nädal, siis järgmine nädal on 2,5-5 kilomeetrit tõstan koormust. Ja see ei tähenda nüüd seda, et ma iga kord lähengi ülesse, vaid igas kuus peaks olema üks ka kergem nädal. Ehk kui minna 3 nädalat ülesse,
siis 4. nädal peaks vähemalt 30% olema vähem kui see viimane tugevam nädal. Ja siis hakkad uuesti minema üles selle 3. nädala tugevamast nädalast 5–10% suurema mahuga. Et kindlasti tasub puhata tsüklite sees kui ka juba hooaja lõpus teha pikem kuuajaline paus. Vot see on see üks viga, mida ka tegelikult harrastajad ei taha teha, et tahavad kohe pärast võistlushooaega edasi treenida sama mahuga. Koormus on väga palju sõltub sellest kontekstist, kus me oleme ja lisaks siis mõjutab ju ka kõik muu, mis meie elus toimub, eks ju, muu elustress. Täpselt. Ja keha ei saa ju aru, et kust algab trennistress ja kust lõpeb tööstress, et keha jaoks on see kõik ikkagi üks suur koormus. Ja harrastaja peab kindlasti meeles pidama seda järjekorda, et esmane on pereelu, siis on tööelu ja siis on alles sport ehk oma tulemust, et tahetakse natukene seda vahekorda muuta, ja siis tekibki tegelikult stress. Siis räägime nüüd sellest ka, et miks üldse harrastusjooksjad sageli mõtlevad, et aeglane jooks ei ole justkui väärt jooks. Ja mulle endale tundub, et seal on paljuski võib-olla üks taust on seotud ka sellega, et inimesed võrdlevad ennast, me oleme väga avatud sotsiaalmeedias, me jagame oma treeninguid ja justkui ongi fookus sellel tempol, et oluline on see, kui kiiresti ma jooksen. Ja eks nähakse ju ikka neid ilusaid videosid, kes lennuka sammuga joostakse ja siis tulebki endalgi see emotsioon, et tahaks ka ju. Ikkagi tuleb vaadata algul endale peeglisse, et mitte võrrelda teistega. Keskenduda nii-öelda oma teekonnale ja oma tempole ja unustada ära üldsegi see, et kuidas mina paigutun siis võrdluses teistega. Kokkuvõttes me siis saame öelda, et mis me saame öelda jooksjatele? Võib-olla esimene samm on see, et ikkagi muretseda see spordikeel endale, kui sul seda ei ole. Kui sul on, siis ikkagi hakka jälgima neid pulsse, eks. Püüa mõned korrad nädalas kellaga isegi magada, selleks ta näitaks sulle ära, kuidas on sinu unerütm, kuidas on sul südamelöögi sagedus öösel, selle pealt saad vaadata ka, kuidas on taastumine olnud, kuidas on stressilävi. Ja selleks, et motiveerida ennast liikuma, miks mitte liituda mõne sörgiklubiga, mõne treeninggrupiga, sest koos on ikkagi lõbusam. Aga kokkuvõttes ma arvan, et me võime ka öelda seda, et ära karda joosta rahulikult oma tempos ja õppida jooksu nautima. Ja mis kõige olulisem on lihtsalt keskendu ise endale ja oma teekonnale. Täpselt nii.